muusikat, lavastusi, näituseid ja filme. Korraldajate sõnul on äärmiselt oluline säilitada väliseestlaste sidet Eesti kultuuriga, sest nii kestab ka ühendus kodumaaga. Mari Teedlat võib nimetada New Yorgi Eesti kultuuripäevade veteraniks, sest oli kohal juba esimesel aastal. Toonane üritus toimus Eesti Maja asemel hotellis ja programmis oli palju teaduslikke loenguid. Külastajate hulk on aastate jooksul küll vähenenud, kuid Teedla arvates on kultuuripäevade olulisus säilinud. Ma saan siis Eesti kultuuri juurde, mida ma muidu siin Ameerikas ei saa. Kui ma käin Eestis, mul ei ole aega selleks, ma käin sõpru, oma sugulasi, see on väga tähtis ja sureti niikuinii teatrid kõik kinni, aga siin kultuuripäevade ajal meil on teater, meil on filmid, meil on muusikalised ja see on minule väga tähtis, ma õpin midagi uut alati. Kuna meie kogukond ei ole nii suur, et me saaksime ise valida meie publikut, siis tuleb lihtsalt pakkuda selliseid asju, mis kõigile meeldiksid. Ja meil on ka, ma arvan, meil on sel aastal on väga palju erinevaid esinejaid. On nii neile, kes räägivad eesti keelt ja inglise keelt ja kes räägivad ainult inglise keelt. Barbaraki sõnul on oluline meelitada Eesti kultuuri juurde ka noori, kes on sündinud ja kasvanud USA-s, sest nii hoitakse sidet juurtega. Üks parimaid viise selle saavutamiseks on kutsuda New Yorki populaarseid Eesti muusikuid, nagu näiteks Nublu või Curly Strings. Siin on väga vali publik. Nad ikka elavad kaasa kõvasti. Esimesest või teisest aastat tõesti väga kähku ja väga lihtsalt läheb kohe käima ikka. Samuti üritati kultuuripäevade ajal suunata tähelepanu muudele teemadele, mis on eestlaste jaoks olulised. Kammerkoori Collegium Musicale kontsert oli pühendatud Ukrainale ja kõik selle tulud annetatakse. Meie võimuses ei ole seda lõpetada, aga me saame mõelda, millega me saame kaasa aidata. Meie saame kaasa aidata muusika esitamisega, sest see on meile kõige omasem. Eesti kultuuripäevad toimusid New Yorgis 50. korda.